jääb kasvades väiksemaks kõik, ka kodutilluke kitsaks mul jäi. Värav oli lahti ja alguse sai, pikk minek kui lõputu tee. Et minule meeldib Tallinna linna näidata, see on minu hobi olnud juba mitukümmend aastat, nii et see on üks koht, mida minu meelest on kasulik teada ja tunda, ta on imelus linn ja lasta sellel ajal endast läbi voolata on raske leida Euroopas paremat paika, kus sellist ajavoogu ja aja endast läbi lendamist või niimoodi tunda, nagu seda on rahulikult mööda vanas Tallinnas jalutada. Tagasi kui kodu õue mõtlen end. Ja praegune see meie jalutuskäik siis hakkab pihta siin Raekoja platsil, mida peetakse üheks vanemaks asustuskohaks Tallinnas ja hoone, mille ees me siis seisame, on kuulus Tallinna Raad, mille kohta ühes ajaloolises mängufilmis on öeldud surematud sõnad, et seakari, aga mitte Tallinna Raad. Johan von Uxküli poolt, kes oli üks tähtis aadlimees, kes arvas, et temal on voli teha Eesti talupoegadega, mida tema tahab ja peale seda ei ole ühtegi võimu maa peal, kes seda karistada suudab. Selgub, et on ja Tallinna Rae korraldusel raiutigi temal siis pea maha. Tallinna linnast rääkides on Tallinna linna eripära see, et erinevalt paljudest teistest Euroopa linnadest on Tallinna linn täiesti alles. Ehk linn on säilitanud oma eripära, kõik tänavad on samasugused, jooksevad nagu keskajal, linnase ruum on samasugune ja linna müürist on suur osa alles. Ja see on just tänu sellele, et kui Tallinna linna ehitati, oli ta väga rikas linn. Hansa aeg oli tema majandusliku kõrgvormi aeg ja siis ta jäi vaeseks ja sellel ajal, kui hakkasid teised linnad Euroopas ennast ümber ehitama ja kõiki neid linnamüürisid maha võtma, suuri tänavaid läbi vanalinnade rajama, siis oli Tallinna vanalinn nii vaene, et ta ei suutnud seda teha. Laarist on õige mitu lugusid, paljud neist on uskumatud, kuid mina räägin tõesti sündinuid ja ma mäletan, kui mina läksin ülikooli 82, siis Laar oli seal juba vana tegija ja salakesi uuris teise maailmasõja sündmusi Eesti alal ja kuna minu vanaisa tänu Vorkut taasveedetud aastatele tundis ka mitmeid selle ala inimesi, siis tekkiski meil mõte, et me siis hakkame neid külastama ja Laar hakkab nende mälestusi koguma. Ja siis, kui me olime sellega umbes pool aastat tegelenud, siis ühel suvel vanaisal oli Vorkuta meeste kokkutulek ja üks nendest meestest siis ütles, et Laaril oli koondnimi härra Jänes. Et tead see härra Jänes, et ta on nii tore, et ta on selle poole aastaga nii palju arenenud, et ta räägib juba paremini sellest Sinimägede lahingust kui mina, et ta on palju rohkem seal kohal olnud. Nii et Laari võime sisse elada on väga suur. Hoone on üks kõige paremini säilinud ka kooti stiilist raekodasid Põhja-Euroopas ja selles suhtes tõesti täiesti unikaalne ja huvitav nähtus. Ja Tallinna Raad, kes siin istus, tema oli siis see, kes tegelikult linna juhtis. Tallinna linn oli vaba linn. See tähendab, et ta oli ise oma enda otsuste peremees, tugines Lübecki linna õigusele ja see linna õigus pani siis paika selle, kuidas tegelikult linna elu tuli korraldada. Ja Raele kuulus üsna absoluutne õigus kõiki neid otsuseid teha, kaasa arvatud ka seda, et milline on naiste riietus. Tallinna Raad oli selles suhtes samuti väga iseseisev, et ta võis otsustada sõja ja rahu küsimusi. Selle tulemus oli see, et vähemalt korra on Tallinna linn ise olnud Venemaaga üksinda sõjas samal ajal, kui muu Liivimaa oli olnud. Pärast küll tuli üsna kiirelt muu Liivimaa kaasa, aga see sõjaline konflikt Venemaaga algas ka sellisest kummalise asja pärast. Nimelt oli Tallinnas 2 Vene kaupmeest kinni võetud ja üks oli siis andnud valeraha ja teine oli siis harrastanud sodoomiat, nagu omal ajal öeldi, mille pealt oli siis Tallinna linnas tabatud. Ja need olid mõlemad hirmsad kuriteod ja selle eest oli karistus selge. Need 2 Vene kaupmeest pandi suure grilli peale ja siis nagu öeldakse, grilliti ära. Millegi pärast Venemaa tollane valitseja neile ei meeldinud üleüldse see ja ta saatis siia suure delegatsiooni ja selgeks teha, et milles asi on ja mille peale siis selgitati, mis pärast kaupmehed ära tapeti ja Vene delegatsioon oli väga hämmingus olnud ja nagu Russovi kroonikas kirjutatakse, küsinud, et aga milles asi, need mõlemad asjad on Venemaa nii tavalised, mis pärast nüüd siis inimest ära tappa. Võtaks ikka nii. Väga hea. Tegemist on, nagu te näete,
Alsaga, Olde Hansa perega, kes on igavesti vahva pere praeguses Tallinnas. Täname. Ja kes annab just Tallinnale nüüd seda hõngu, mis Tallinn peab saama. Siia jooksevad kokku nüüd kõikidest erinevatest suudadest tänavad. Ta on üks selline väikene keskus Tallinnas, kust kõik peamised magistraalid, mis lähevad linna väravate juurde, läbi jooksid. Ja selle tõttu on just arvatud, et siin oli võib-olla see koht, kus asus siis taanlaste laager 1819. aastal, kui meie esivanemad otsustasid seda laagrit hakata ründama ja toimus suur lahing Tallinna all. Nagu Tallinna linn oli organiseeritud kaubahoovide järgi tegelikult, siis just selle tänava otsas asus siis Vene kaubahoov ehk elasid Vene kaupmehed ja selle tõttu oli tegemist ka ühe Tallinna majanduslikule arengule üsna olulise tänavaga. Nii, kupp on allaks. Tallinna ajaloost tegelikult tuleb tihtipeale on kõige lihtsam seda teha läbi erinevate lugude ja legendide. Need lood on tihtipeale üsna uskumatud, aga eks nad jäävad nende inimeste südametunnistusele, kes neid on rääkinud. No ja siis me kohtusime asepresident Gore'iga ja jutt käis ettevalmistatud teemadel, aga Al Gore oli väga huvitatud ka võimalikust tuumarelvade ebaseaduslikust levikust ja selle tõkestamisest. Ning kui jutt sellele läks, siis Laar tollel ajal veel ei rääkinud nii perfektset inglise keelt, nagu ta seda ehk täna teeb. Ja ta sattus ka teemat tundes hoogu ja ütles, et we have been offered a nuclear missile. We don't buy, but we don't know. Mida ta sellega ütles, mida ta ise mõtles, seda keegi täpselt juuresolijatest ei teadnud ja Eesti delegatsioonis ega väga ei šokeerinud, me olime Laari avaldustega harjunud. Igatahes 2 meest Al Gore'i taga panid selle kirja ja veel enne kui meie USA-st tagasi jõudsime, oli Jüri Pihli juurde saabunud juba mitmeid volitatud ametnikke uurima, et kus on teie pomm ja mida te sellega kavatsete teha, kui teie peaminister ei tea. Ja see lugu, mida nüüd siin tahame rääkida, on ühest Eesti ajaloo pöördepunktist, kus Eesti ajalugu oleks võinud minna väga teisiti. Peale seda, kui Eesti Vabariik hakkas ennast üles ehitama, ei meeldinud see loomulikult tema suurele naabrile Nõukogude Venemaale, kes otsustas korraldada sõjaväelise siis riigipöörde ehk välja õpetada teatav hulga terroriste, kes siis haaraksid Tallinnast kas või hetkeks võimu ja kutsuksid appi punalipulise Balti laevastiku ja Punaarmee, kes piiri taga ootas ja selle tõttu, nii nagu seda tehti taga Kaukaasias, hävitaks selle jubeda iseseisva riigi ära. Ja 1. detsembri hommikul 1924 siis need terroristid üle kogu Tallinna asusidki võimu võtma ja Nõukogude siis liidu saatkonnale tuginedes, sealt instruktsioone ja varustust saades, asusid nad siis tegevusse. Rünnati korraga väga erinevaid objekte ja kõige tähtsam objekt, mida rünnap pidigi üle võetama, on meie vastas. See on siis telegraaf, posttelefon, mille peal on see kuupäev, millal ta siis 18. aastal Eesti kätte võeti. Ja siia oli lihtsalt tarvis üles võtta selleks, et siit just kavatses siis Eesti töörahva nimel tuli paluda siis punalipulist Balti laevastikku, kes oli juba reidil ootamas, et see võiks siis sisse sõita. See läks alguses kõik väga edukalt, nimelt see valve oli nõrk. Mõnest tungiti sisse, võeti ta üle ja kõik oleks võinud minnagi väga halvasti, kui poleks juhuslikku seika. Nimelt samal hetkel, kui siis hakati seda hoonet ründama, tuli sealt poolt ohvitseride kunagisest kasiinost üks Eesti legendaarsemaid väepealikud, kindral Ents Põder, kes oli lisaks väepealikul, oli ta ka aeg-ajalt armastas natukene napsi võtta ja tuli suhteliselt varased hommikutunnid, nii et see istumine oli jäänud väga pikale ja ta tuli natukene sellises lõbusas olekus. Tänavat alla kuuldes siis äsku laske, nähes mingid kahtlased mehed tungivad siia sellesse telegraafi sisse ja selle peale kindral olevat loomulikult hetkega kainenenud. Saanud aru, et tuleb hakata tegutsema. Siin kohe taga Müüriva tänaval oli väikene ladu, kus ta teadis, et üks sõdur peab püssiga kohal olema ja ta otsustas endale kõigepealt relva hankida ja jooksis sinna lao juurde ja küsis tunnimehed püssi. Tunnimees oli väga kohkunud, nähes kindral Põtra vara hommikul välja ilmumas, ei tahtnud püssi anda, mille peale see käratas, et kas sa Õkva ei tea, kes ma oo, et ma kindral Põder. Õkva oli tema Võrumaa mees, oli üks lemmiksõnasid ja võttis püssi, rebis talt ära ja siis jooksis sinna, kust oli tulnud, sinna kõrtsi tagasi ja moodustas siis nendest meestest enda nimelise löögiüksuse.
ja asus selle löögiüksusega veel kuskilt relvi hakkides siis seda sama hoonet täiesti ootamatult tagasi vallutama, kuna sellist asja ei suutnud ükski tervemõistusega inimene nagu ette näha, kui nad siin ründama hakkasid nii kiiret nagu tuleb. Ja kindral Põder siis kõige järel olles siis isiklikult see, kes laskis maha telegraafi aparaadi juures olnud mehe, kes oli parajasti jõudnud nii kaugele. Tallinn on meie, võite sisse sõi. Ja selle pealt siis üritus lõppes. Perhaps the most important meetings were the first ones, if we go back to sort of the Soviet days, the final phase of the Soviet days had to be said, where Mart and others impressed me with their determination of what they wanted to do. And that I think was very important for me, to know how determined they were to really secure the independence and do it in a wise way, and then to promote the reform policies of their countries. Then we had a couple of meetings that were extremely important during the Russian troop withdrawal problems and during the problems in Narva and the problems in the relationship, the potential problems that were there. There was the Interfront and there was Narva and there were all of those things in those years, which required very careful handling. It could easily have gone very wrong. Kuid see käik, kus me oleme, on nüüd vähemalt minu jaoks üks kõige ilusamaid ja romantilisemaid kohti keskaegses Tallinnas. Me oleme tegelikult vana dominiiklaste kloostri territooriumil. See, mida te siin kõrval näete, on Katariina kirik ja see dominiiklaste kloostri tegelikult territoorium siis läbi ka muuseumi, mida soovitan külastada, kuna palju sellest on siiski ka veel alles, ulatub siis kuni katoliku kirikuni tegelikult välja, nii et tegemist oli suure ehitusega, suure kultuurikeskusega, siin asus üks esimesi alllinna koole, nii et Tallinna linna ajaloos ja Eesti kultuuriloos üks erakordselt oluline ja tähtis koht, millest me siis peamiselt saame näha nende üksikute väikeste hoovide kaudu tunda seda omaaegset jälle Tallinna tabamatult kaunist aurat. Kuid võime veel vaadata sisse Savikotta. Siin on töötanud tuntud Riigikogu liige endine Kadri Jäätmaa. Keraamikuna oli üks selle Savikoja vedajaid ja algatajaid, aga on jälle üks selline tüüpiline koht, kus kogu selle gildi ju idee on selles, et valmistada toodangut koha peal ja siis seda ka müüa, nii nagu seda keskajal tehti. Ja nii, siin on olnud ka minul võimalik oma kätt proovida. Ma pean tunnistama, midagi eriti välja sellest ei tulnud, väga kohmakad savinõud. Silm päiksena näis, ta sedavõrd uus ja sedavõrd suur, oli lapsele esimesi samme, kes käis koduõuel ringi näpp mõtlikult suus, oli lapsele esimesi samme, kes käis koduõuel ringi näpp mõtlikult suus. Ega ei saaks hetkeks sisse vaadata. Mil mahtus koduõue, terve maailm ja kõik, mis ta sees. Nüüdki veel mul ärevus võib puue, tagasi kui koduõue. Siia on tekkinud minu lapsepõlve ja noorpõlve mängupaik on tekkinud kunstiateljee, ma näen suurepärase rõõmuga. Ühesõnaga, see hoov on siis igal minu jaoks üks Tallinna lemmikkohti läbi aegad olnud kuulus Enke hoov, tuntud meistrimehe Enke poolt sepistatud nii laternate, kirstude kui kõige muuga. Seal all selles keldris on siis olnud väikene ka muuseum nendest erinevatest väärtustest ja riikjatest, mis on kokku kogutud. Siin on dominiiklaste siis kloostri tegelikult sein ja üks selline erakordselt kaunis koht läbi aegade. Siin see kelder, kus nüüd on jumala abiga ilmselt kunstiateljee tekkinud, on omal ajal kandnud Tallinna kodulinna keldri nime, kuna Tallinna kodulinna noored on oma käega siis selle keldri, mis oli laeni prahti täis tühjaks tassinud ja muutnud selliseks igavesti mõnusaks kohaks, kus omal ajal sai igasugustele alternatiivnoorteorganisatsioonidele igasuguseid üritusi tehtud. No selle nurga pealt hakkas pihta minu kui giidi tegevus, nii et üks esimene Tallinna kodulinna aegseid
selliseid televisioonipurki võetud laare, võeti just selle sama koha peal, kus ma rääkisin Oleviste kirikust, nii et ja Oleviste kirik on tõepoolest üks erakordselt huvitav ehitis, mis meie ees seisab ja kui me tahame jälle rääkida teemadel kõige, siis igal juhul võib Tallinn pretendeerida täiesti tõsiselt sellele, et omaaegne keskajal kõige kõrgem ehitis maailmas asus Tallinnas ehk asub täpselt teie ees, sest eeldatavasti see kirikutorn, mis on praegusel hetkel natuke üle 123 meetri kõrge, oli oma 30 või 40 meetrit kõrgem. Kui ta ehitati, siis täiskõrgusest alates on ta läbi ajaloo 10 korda põlenud ja nende põlemiste käigus on torni kogu aeg maha väiksemaks võetud. Igal juhul on teada, et aastal 1820, enne seda, kui toimus üks suuremaid viimaseid tulekahjusid, oli Oleviste kirik ametlikult 10 maailma kõige kõrgema ehitise hulgas. Muidu, kui kirik on üsna rangejooneline, siis just hiliskootika Maria Kabel või Maarja Kabel siin otsas on jälle väga kena näide koos Hans Pavelsi kenotaafiga sealt poolelt sellise hea filosoofilise tekstiga maailma kaduvusest on ka osa sellisest Tallinnast. Tegemist on kirikuga, mida on Nõukogude võimu ajal jälitatud. See on olnud üks põrandalune kirik, vabadusvõitlejate kirik ja selle tõttu on just loomulik, et Eestis, kus ka vabadust armastatakse, see kirik on saanud jälle loa tegutseda, samala kui Venemaal jätkuvalt vist see kirikut ei lubata tegutseda, kuna tema oli põranda all. Põranda all, täpselt. Kuid see hoone, ise kus kohas kirik asub, on selles suhtes huvitav, et kui ma rääkisin enne Vene kaubahoovist, Tallinna just ehitus oligi üles ehitatud kaubahoovide kaupa, siis eeldatavasti kuskil siin kandis asus omal ajal nüüd siis just Skandinaavia kaubahoov, mille siis juurde kuulus ka seesama Oleviste kirik. Kaubahoovid olid alati kirikutega seotud, nii et sellepärast eeldataksegi, et Vene kaubahoov oli seal, kus oli siis Vene tänava Vene kirik ja Oleviste kaubahoov pidi olema siis siin kuskil praeguse linnamüüri ja Vene Oleviste kiriku kandis ja üks koht, mida mitmed vanemapõlve koduloojad ongi osutanud, ongi just seesama hoov, kus siis praegu Kreeka katoliku Tallinna kogudus asub. Te vaadates kõiki neid väikseid detaile, mida te siin näete, mis ka meenutavad nagu väikest kindlust, on just eeldatud, et väga võimalik, et see võib olla üks osa sellest kunagi säilinud kaubahoovist, kuid see on selline väga julge teooria, mida tõestatud kuskil ei ole, kuid kuskil siin kandis igal juhul see Skandinaavia kaubahoov pidi olema, kas nüüd just siin seda ei tea. Nüüd olemegi jõudnud siis väga kauni kohale Tallinnas, kus omal ajal asus siis Mihkli võib ütelda eesti keeles siis tistsõhtlaste nunnaklooster, hiljem siis ja ka praegu Gustav Adolfi gümnaasium ja siin oleme nüüd jõudnud praktiliselt teise otsa linnast, linnamüüri juures, kus on näha siis jälle ühte lõiku sellest, kuidas on see ära restaureeritud korralikult ja siin samas otsas siis Löwensveede torni juures astub meile vastu Tallinna vanalinna ema Tiina Mägi. Ja ekskursiooni poole pealt. Nüüd väiksed ekskursiooni poole pealt. Nagu öeldakse, mina olen vana loru, aga ekskursiooni poole pealt sulle 1000 lilled. Ma tänan. Palju õnne. Aitäh. Palju õnne meile. Me oleme ja Tallinn on. Ja kuule 1000 tänu selle töö eest, mis sa teinud oled. No, mis ma nüüd kodulinnast pean rääkima? Mis kodulinn oli, seda sa oled vist rääkinud ise? Ei ole, räägi. Ma arvan, et iga sünd on ilus, eks ju? Ja see, kuidas sündis kodulinna aastal 1975, 24. oktoobril kell 12 oli ka ilus. Ja see on päris vana laps meil, eks? Sest sa olid üks esimesi isasid. Muidugi me enam seda ei tee, me ei tuiska ju praegu enam mööda pööninguid ja ei uuri ja tutki seda, et me ei saa enam. Omandussuhen teinud. No vaata, ma just üritasin umbes 3 kohast läbi minna, kus ma omal ajal sain rahulikult läbi käia ja täiesti ebaõnnestunud põrgates kogu aeg suletud ustel. Täpselt. Need uksed olid kõik lahti. Meie jaoks olid lahti kõik majad, kõik õued, kõik pööningud, kõik trepikojad, kogu Tallinna vanalinna väärtus. Nüüd meie vähemalt teame seda ja saame sellest rääkida, aga paljud kahjuks enam ei näe. Kui mõni küsib mu käest, et mis siin kodulinna majas siis nüüd kellega siin suheldakse, siis ma ütlen täitsa kindlalt sünnist surmani. Kõige noorem, kes meil käib siin õiendamas, on 6-kuune ja kõige vanem praeguste andmetega on 92. Nüüd keerame siit siis natuke tagasi Laia tänava poole.
Nii, siin on nüüd siis Eesti apostliku õigeusu üks kirikutest, see on siis nüüd see, nagu öeldakse, Eesti õigeusk ehk Konstantinoopolile alluva õigeusu kirik, mis on nüüd jälle jalgu alla saamas ja edenemas ja miks ma siia peamiselt tõin siis selle sama kuju pärast ehk selle mehe pärast, kes on siia kirikusse maetud, nimelt Eestil ei ole ajaloos praktiliselt oma rahvusest pühakuid, erinevate uskude ja nende kaudu oleme meie nendest pühakutest nimelt, praktiliselt meil ongi ainult üks pühak. Tere! Tere! Kuule, näita meile Platoni hauda ka. Loomulikult. Mul on võtmed olemas, ma just matuselt olen. Ja piiskop Platon, esimene Eesti siis õigeusu piiskop, kes mõrvati enamlaste poolt Tartust. Piiskop Platon on just see pühak, kes on selles suhtes ennast Eestile pühendanud ja eriti tema saatus ehk just hukkumine kommunistide käe läbi, kommunistliku terrori läbi meenutab tegelikult seda saatust, mis on Eesti rahvale väga paljuski osaks saanud ja selles suhtes on tegemist Eestile igati loogilise pühakuga. Siia ongi siis piiskop Platon maetud, kes siis koos paljude teiste kirikuõpetajatega, nii siis peamiselt Luteri kirikuõpetajatega hukati kõige metsikumal kombel Tartu krediitkassa keldris vahetult enne seda, kui Eesti väed jõudsid linna ja selle ära vabastasid. Kommunistide meelest tuli kogu vaimulikkond ja kogu kirik maa pealt pühkida. Neid mehi alandati nii, kuidas vähegi suudeti. Neid pandi käsitsi väljaauku, auke puhastama ja kõike muud, kuid nad jäid suureks oma vaimult hämmastades sellega ka oma piinajaid. Kui Laarist sai peaminister, siis oli see teatavasti Euroopa ajaloo rekordiliselt noor valitsus ja USA visiiti tehes oli Eesti peaminister 34 aastane, ta saatsid Toomas Kiho, kes oli temast 2 aastat noorem, Eerik Marmei, kes oli veel 12 aastat noorem, Ardo Hansson, kes oli vist umbes Laariga 1 aastakäik ja teie alandlik teener, kes oli tollel ajal kõigest 30 aastane. Ja siis me läksime sinna lennukiga 40 minutit varem sisse, USA protokolli polnud, me otsustasime, et me ikkagi vaatame New Yorgis ringi, sellest tekkis tohutu jama ja siis Ameerika politseinikud võtsid meie passid ja arutasid omavahel, et mingi tudengipunt siin vahva nali ütlevad, et on mingist Estoniast, et ma võin kiihla vedada, sellist riiki pole olemas, et muidu poleks nagu väga viga, aga ühel mehel on püss kaasas, et muidu võiks need tudengid sisse lasta. No püssiga oli muidugi julgestusteenistuse politseinik. Ja siis Laar vihastas ja esindas Eesti huvisid väga kõvasti, tõusis peaaegu 30 aastat vanemaks ja veenis Ameerika politseinikud, et selline riik nagu Eesti on olemas. Me oleme jõudnud väga tähtsale kohale Tallinna vanalinnas ehk Pikale tänavale, mis tegelikult läheb siis sinnapoole Pikat sadama poole välja ja kus asusid enamuses tuntud Tallinna ühiskondlikud hooned. Tallinna linn lisaks siis Rael olid siin väga tähtsad gildid ehk erinevate kaupmeeste ja käsitööliste ühendused, oli siis Oleviste gild, oli Mustpeade vennaskond, oli olemas Kanuti gild ja siis Suur gild, mis oli kõige tähtsam, kuna ainult selle liikmed võisid kuuluda Tallinna Rae hulka ja see hoone oli siis selles suhtes Tallinna ka nagu ühiskondliku elu üks suuremaid keskusi. Ja otse vastasaus siis öeldakse Rae kirik ehk Pühavaimu kirik, üks armsamaid ja kaunimaid Tallinna kirikuid, kuna tegemist oli ka Eesti kirikuga, siis on see seotud tugevalt Eesti kultuurilooga, teiste tuntud tegelaste seas, kes on siin jutustanud, oli ka Baltasar Russov, kes on jäänud ajalukku oma kuulsa Liivimaa kroonikaga, tänu millele me Tallinna ajalugu tegelikult väga palju rohkem teame. Ilma selleta oleks meie teadmised Tallinna ajaloost võrreldamatult vaesemad. Ja otse ees on siis kuulus Stuude kohvik ehk praegune Majasmaka kohvikus tehti kogu Põhjamaade parimat martsipani, nagu räägitakse. Martsipan oli tõesti Tallinnas erakordselt kuulus, nii et kuna vastas asub siis Nõukogude Liidu saatkond ja kui aastal 1919 saabus siia esimene siis läbisõidul olev diplomaat ehk välisminister Litvinov, kes pidi minema siit edasi Lääne-Euroopasse, siis tuli Eesti valitsusel talle anda kaasa kaitse ja omaette sekretär, kelleks sai üks noor ametnik ära Toomingas, kes hiljem kirjutas väga värvikad memuaarid sellest. Litvinov oli nimelt kaasas 2 nõndanimetatud sekretäri või rohkem sõbrannat, väga kaunid ja peamine ülesanne, mis härra Toomingal oli, kuna ta ei tohtinud ise saatkonnast välja tulla, kuna muidu mõni inimene oleks ta võib-olla maha lastud, siis tema pidi kogu aeg Stuude juures tassima neid martsipani kooke Litvinovile. Ühel hommikul, kui ta järjekordse martsipan kookide Laariga kohale jõudis sinna, siis ta kuulis, kuidas Litvinov selgitas oma nendele 2 neiule kommunismi olemus. Nimelt kommunism on see,
kui ma igal hommikul saan selliseid kooke süüa, mille peale Toomingas ei suutnud suud kinni hoida ja torkas vahel, et aga härra Litvino, miks me siis küll sõdima peame, kuna vaadake, meie saame neid kooke juba praegu hommikul süüa. Selle tõttu võib ütelda, et selle stuude kookidega on igal juhul seletatud kommunismi olemust, mis on alati tähelepanu väärne ühele koogisordile. Kui nüüd läheme siis mööda Pikka tänavat edasi ja siis kui Pikk tänav ühelt poolt ühendab sadamat, siis me nüüd hakkamegi minema Tallinna teise otsa ehk Ülalinna ja Toompeale. Ja Tallinna ajalugu veel mõista tuleb meeles hoida, et tegelikult me nüüd lahkusime just äsja ühest linnast, siseneme teise linna, kuna peaaegu läbi kogu Tallinna vanema ajaloo ei olnud Tallinnas ühtset Tallinna linna, oli kaks eraldiseisvat linna. Üks oli siis alllinn, mis oli siis Hansaliidu liige, iseseisev vabalinn, ja teine oli Ülalinn ehk Toompea, mis oli täiesti iseseisev linn, iseseisvate seaduste, iseseisva haldusega, mis siis allus tavaliselt sellele keskvõimule, kes parajasti Eestit valitses. Ülalinnas elasid aadlikud, alllinnas elasid siis nii-öelda kaupmehed ja käsitöölised. Ülalinnas olid siis need, kellel oli kõrge suguvõsa, kuid alati vähe raha, ja all olid need, kes olid siis nagu matsisoost rohkem, aga kellel siis raha oli nagu rohkem. Selle tõttu on arusaadav, et aega tekkis siin üleval pool linnas väga selge kiusatus, et tulla natukene tasandada ehk parandada oma majanduslikku olukorda ja nendest, kes matsid, et seda raha ära võtta. Ja korraliselt ajaloos ka tehti 1833. aastal, kui Ülalinna siis rüütlid alllinna üsna ära rüüstasid ja see jäi tugevalt mällu ja selle tõttu ehitaski alllinn endale eraldi müüri, et kaitsta ennast võimalike rünnakute vastu. See kutsutaksegi vaenumüüriks, mida te näete siit jooksvat ja selles vaenumüüris oli siis kaks väravat. Üks oli siis pikajala värav ja teine oli lühikese jala värav, mida me hiljem näeme. Siit siis võisid inimesed sõita kas kaarikute või hobustega alla, teine oli siis jalameeste jaoks. Ja see oli selles suhtes selline ainukene ühendustee, need väravad pandi ööseks kinni, kes oli sees, kes oli väljas. Ja muidu päeval oli see liikumine selles suhtes väga tihe aega, et kui sa ühes linnas kellegi näiteks maha lõid kogemata mõnes kõrtsikakluses, siis oli kiiresti praktiline põgeneda teise linna ja paluda endale seal kaitset, sest et seadused olid erinevad ja välja sind ei antud. Ja vastupidi, kui sa Ülalinnas sellega hakkama said, siis oli jälle kasulik alla linna jalga lasta ja sellepärast oli alatine pahandus ja alatine konkurents olemas, kuid öeldakse, et öösel läksid väravad kinni ja kui sa just väravavahti ära ei suutnud osta, siis sa olid oma kodus pidid eemal olema. Kui siit alla vaatame, siis me näeme siin suurt niimoodi Taani risti ja väikest ka mälestusmärki ja siis seal see kivi, mis meile otsa alla vaatab, siis vähemalt Taani Tannebroogi seltsi andmete kohaselt, millele võib viidata, langes just täpselt selle koha peal taevast alla Euroopa ja ilmselt maailma vanim riigilipp ehk Taani lipp. Kui nüüd lähme päris siis Toompeale sisse ja vaatame, saame seda linnamüüri vaadata natukene ka teiselt poolelt. Ja siis otse meie ees siis Baltimaade kõige võimsam suurtükid on Kikendi kökk ehk vaata kööki, kuna ta tõesti on niivõrd kõrgel vanalinna kohal, et sealt ülevalt, kuna korstnad oli mantel korstnad alt laienevad ilma lõõrideta, oli tõesti võimalik ilmselt heal juhul mõnda kööki sisse vaadata, sealt see ka nimi, et Kikendi kökk vaata kööki. Ja tegelikult selle torn nii võimsusest annab ainult see, et kui me oleme alati pidanud Pikka Hermannit nagu väga kõrgeks torniks, kõige kõrgemaks, siis tegelikult on Kiketi kökk sama kõrge. Aga lihtsalt tema alumised korrused on jäänud maa alla ehk bastionid alla, kui need ehitati. Aga võimsust ja laiust on sellel tornil nagu rohkem, nii et tegemist on tõestanud väga võimsa ehitisega, mis Tallinna kaitsel, kui seda hakati piirama, väga suurt osa etendas. Nimelt Tallinn oli tõesti üks tugevaid linnu, ja selle tõttu ei ole Tallinnat kunagi otseselt tormijooksuga ära vallutatud, kui see esimene taanlaste rünnak välja arvata. Ja kaks piiramist on vähemalt olnud Tallinna ajaloos erakordselt oluliselt aastal 1570-71 Liivis ajal, kui Vene vägi piiras Tallinna linna pikalt ilma suutmata seda vallutada, siis oli Tallinna ainukene koht Eestis praktiliselt, mis oli siis mitte Vene võimu all ja kuna seda ei õnnestunud vallutada, siis oli see ka edasiseks lootuseks, et kogu Eesti Vene võimu alla ei läheks tollel ajal. Ja veelgi raskem oli olukord 1577. aastal, kui Vene valitseja tõi kohale veel suurema väe ja Vene väepealik, kes siis piiramist juhtis, andis Ivan Julmale, tollasele Vene tsaarile isikliku lubaduse, et kas ta võtab Tallinna ära või ta elusalt enam tagasi ei tule ja ütelda, et oma lubaduse täitis, ehk ta ei tulnud elusalt tagasi.
ja see piiramine oli tegelikult väga ohtlik, kuna tõesti jõudude vahekord oli väga suures ülekaalus, väga palju Vene poole peale ja üks üksus, kes päästis Tallinna linna, on mees, kes on Eesti nagu sellises filmikunsti kaudu saanud kõikidele eestlastele lähedases, kuigi väga moonutatud kombel, ehk mees, kelle nimi oli Ivor Schenkenberg. Kõik teavad viimset reliikviat, kus ta oli viimane pätt ja kaabakas. Tegelikult ilmselt oli tegemist ühe värvikama ja positiivsema kujuga Eesti ajaloos, kelle poolt korraldatud talupoegade salk etendas selles võitluses Tallinna kaitsmisel otsustavat osa. Tegemist oli ka esimese Tallinna tuletõrjeüksusega, kuna üks tollane sõjapidamisviis nägi ette suurte tulekuulide tulistamist kogu aeg linna, siis pandi need Schenkenbergi mehed neid tulekuule kustutama ja taga ajama ja iga tulekuuli eest, mis nad raekoja ette tassisid, said nad teatava hulga raha, mille nad võisid siis linna kõrtsides maha pidutseda. Ja tulemus oligi see, et kogu linnaelanikkond vaatas suure rõõmuga, kuidas tusised mehed jooksid nagu poisikesid neid kuule taga ajades üksteist kõrvale togides, et see kuul esimesena ära kustutada, talle see mingi märg nahk välja peale visata. Tulemus oli see mingeid tulekahjusid. Tallinna siht oli väga selge ja tegevus äärmiselt efektiivne. I was here. No, that was I came over with helicopter because I wanted to do something different, and it was fairly close, and I landed there, and we had a very nice dinner, I remember, with one of these saunas, whatever you call them in Estonia, with a particular style of sauna. So we spent that entire evening in the sauna and drinking something, if I can remember it rightly, and speculating. Then I remember that there was Yuri Loik as well, and there was suddenly a message from Tallinn that the Russian negotiator for the troop withdrawal issues wanted to come urgently, and so I said to you, Yuri Loik wanted to go to Tallinn, so he took the Swedish Air Force helicopter. Poor Swedish Air Force pilots had never been there, of course, so they had sort of navigate along the roads of Estonia in that helicopter to deliver him to Tallinn, which he did in order to meet Mr. Shurkin, I think it was at the time. And that was also the journey, if I remember it rightly, when we had the permission to visit the submarine facility, the big nuclear submarine training facility in Paldiski, together with the old ex-Soviet admiral, I forgot his name, very decent man, by the way. Mm-hmm. And that was very important in order to sort out that problem. So we both have had a nice time in the sauna, and we're dealing with the big problems at the same time. Ja nüüd oleme siis jõudnud Toomkirikuni, väga Tallinna keskkirik. See torn on suhteliselt uus, alles 18. sajandil ehitatud. Nüüd kuni selle ajani oli kirik tegelikult ilma tornita, selline klassikaline, nagu just vanemat tüüpi Kooti kirik. Esimest korda on mainitud kirjalikult 1233 selle kirik olemasolu, kuid ilmselt oli kirik siin juba kohe peale taanlaste vallutust ja olnud sellise luterliku kiriku keskuseks siis Põhja-Eestis. Üks huvitav koht siin kirikus, jälle rääkides legendidest, on kohe siit peauksest sisse minnes olev nõndanimetatud Taube hauaplaat, millel olevat väga palju maagilisi omadusi. Üks maagiline omadus olevat, et enne eksameid, kui sinna peale minna, raamat lahtiselt pea lahti teha ja pähe panna, siis kõik see tarkus, mis selles raamatust on, valgub pähe. Seda legendi on väga agaralt räägitud. Ma tean ainult ühte inimest, ühte tuttavat, kes seda ühe minu ekskursiooni järgi otsustas proovida, kui tal olnud eksamise õppimiseks absoluutselt aega, kuna tal oli väga palju muud ja tähtsamat ja olulisemat enda arvates teha. Ja siis ta läks enne eksamit selle raamat lahtiselt pea pealt sinna seisma, läks eksamile ja kukkus läbi. 20. sajandi poliitikud on hämmastavalt igavad inimesed ja Mart on üks väga vähestest, kelle kohta võib öelda mängiv inimene või mängiv peaminister, homo ludens. Ja kas te kujutate ette, et mõni peaminister kaob oma kabinetist, et arvutimänge mängida 1,5 tundi? Või te kujutate ette, et peaminister toob tööle kaasa tinasõdurid ja etendab seal Waterloo lahingut? Või tuntud riigimees läheb vaidlema New Mexico osariigi muuseumi giidiga, et kuidas täpselt 19. sajandi lõpul šerif tabas gangster Billy the Kidi. Nii oleme jõudnud nüüd Tallinnas Stenbocki majani, mis on siis, kui taasiseseisvunud Eesti alguses asus valitsuse peaministri siis kabinet Toompea lossis, ehk samas majas parlamendiga, siis nüüdseks on otsustatud, mõni aeg tagasi otsustati ta
tuua siia Stenbocki majja, mis on osutunud väga õnnestunud ettevõtmises, kuna see Stenbocki majast on saanud omaette Eesti visiitkaart. Kui seda süsteemi alguses tehti, siis olid ekraanid ilusti laua peal, klaviatuur oli ilma juhtmeteta ja hiir oli ka ilma juhtmeteta. Ja siis ministrid võtsid esimest korda seal istet ja kes siis kuidas hakkas hiirega seal mängima. Ja siis oli probleem selles, et vasakukäelised ministrid hakkasid oma naabri hiirt kasutama, sest nemad ei teadnud, kelle oma see siis on. Ja siis muudkui seal keerutasid laua peal oma hiirt, aga ekraani peal mitte midagi juhtunud. Ja siis pärast seda me pidimegi siis ära vahetama need ilma juhtmeta hiired, siis vahetasime, et hiired on nüüd juhtmetega, et iga minister näeb, et see on nüüd tema hiir, et juhe läheb selle minu arvuti külge. Kui seda tehti, siis tehti seda täiesti puhtalt laiskusest, sest peale seda, kui olin kuu aega pidanud kohutava paberilasuga käima valitsuse pressikonverentsil iga kord kõik need paberid koos otsustustega kaasa võtma ja tundsin ennast umbes nii koormakandja eeslina, siis tekkis mõte, et kuidas võiks seda vaeva vähendada, ehk kuidas seda paberit võiks ära kaotada ja sealt hakkaski idee peale, mille tõttu tekkis paberivaba valitsus. Kui me selle tegime, me ei arvanud, et see midagi erakordset on, aga sellest on kujunenud üks Eesti visiitkaarte ja ilmselt põhjust selle üle uhkust tunda, nii nagu kogu selle maja üle. Mäletan hästi Prantsuse presidenti Chirac'i, kes vaatas seda, raputas pead ja ütles, et Prantsusmaal see vist läbi ei lähe, et meie inimesed tahavad ikka rohkem suhelda ja rääkida ja juttu puhuda ja ma ütlesin, et härra president tegelikult selleks aega annabki, et see võimaldab valitsuse tööga suhteliselt kiiremat ja efektiivsemat tööle saata ja siis on teil kas või kaunite daamide jaoks aega. See jutt hakkas juba presidendile täitsa meeldima, leidis, et võib-olla tuleski selle kandi peast prantslastele läheneda, et asja selgeks teha, kuivõrd hea ikkagi e-valitsus on. Toompea loss isest on siis vana orduloss, mis algselt hakati itaallaste poolt ehitama hiljem Saksa ordu poolt jätkati ja hiljem on ta siis pidevalt olnud siis nagu keskvõimu asukohaks. Enamus seda fassaadi pärineb 18. sajandi lõpust, mil ta ümber ehitati siis administratiivhooneks ja Eesti Vabariigi tekkides ehitati siia sisse siis Eesti oma parlament, äärmiselt õnnestunud lahendus, üks maailmaga ainukesi funktsionalistliku stiilist lahendatud parlamendihooneid, väga hästi restaureeritud hea kodulinnakaaslase Mart Kalmu juhendamise all ja tegemist on tõesti selles suhtes ühe parlamendiga, mille üle ka kujunduslikus mõttes võib vägagi uhke olla. Tallinn on pidevalt muutuv, Tallinn on arenev ja edasiliikuv linn, see on tema osaks olnud läbi ajaloo ja samal ajal tunnetades seda ajalugu on meil võimalik neid otsuseid, mis tuleviku jaoks on olulised kergemini teha, sest läbi ajaloo tunnetame me iseennast ja teame, kes me oleme, kust me tuleme, kuhu läheme ja miks meid siia üldse vaja on. Mõtlikult suus oli lapsele esimesi samme, kes käis kodu õhuel ringi, näeb mõtlikult suus. Oli aeg, mil mahtus kodu õue, terve maailm ja kõik, mis ta sees. Nüüdki veel mul ärevus poib õue, tagasi kui kodu õue mõtlen end.